õigemini lapsed olid ene ja aita, eks ole, ja kooliajast on meeles, et ta pidevalt jättis ära meie klassi ekskursiooni, kuna ta pidi vennal aitama maja ehitada. Pantsil oli 2 venda, Ülo ja Felix, ja 2 õde, Asta Aurelia ja Maimu. Aga need on temast kõik nooremad. Viimane sündis 36. aastal. Ja siis vaatan poolvend, Endel Pants veel. Ja siis edasine nuhkimine andis selle välja, et Pantsi isal Jaanil oli esimene naine, kes 21-aastaselt suri ja nende laps suri 1-aastaselt. Ja see on siis nüüd Pants ja tema õelvennad on teisest abielust. Nii, ja Jaan Lembit Pantsi isa on Märjamaalt ja teie ees on veel üks kodanik, kellel on Kiider Taas, kes on ka Märjamaalt sündinud. Ja Eliise Pants, tema ema, Kullamaa kihelkonnas. Siin on üks veel, kes on Kullamaalt. Vot niisugused seosed. Nii et oleks kooli ajal teadnud, et ühe kandi inimesed oleme. See oli siis see aeg isegi, kui Mozarti veel ei olnud. Nii. Ja siis, veel midagi rääkida. Me siin Ilmega vestlesime ja siis ma vaatasin seda piiblit Koidula kooli lugu ja loeks ette Enn Säde meenutused Pantsist 1954. aastast. 10. klassi sügis 1954 aastal toob peale Beria mahavõtmist Lärma aktsiooni kaasa meile ka uue klassijuhataja Lembit Pantsi näol ja tulid ka mitmed muud uued õpetajad. Ega ta algul õiget õpetajaplaani välja ei andnud. Juba noorelt kõreneb juuksekahti veidi kühmus selg, aga temast puudus see pedagoogiline kramp, mida enamikel õpetajatel oli. Poisid võtsid Pantsi semutsemata omaks, eriti veel siis, kui ta mõne keerulisema matemaatikavalemi tuletamisega tahvli ees jängi jäi ja veidi süüdaslikult palus. Õpilane Ain Saar, kus ma vea olen teinud? Ain Saar oli meie Lennu Helgeim pea, hilisem teoreetiline füüsik ja õpilane Ain Saar aitas klassijuhataja suuremeelselt täbarast olukorrast välja. Nii. Pants sidus neid kõiki poissi ja tüdrukuid oma ja peale tükkimatu loomulikkusega kokku ja meist sai parim seltskond, kus ma iial olen elus liikunud. Kordagi ei tulnud ette nõndanimetatud kasvatamist või moraali lugemist. Ehk keegi meist olnud selle seas eriline ingel või pailaps. Pantsist sai tasapisi meie õpetaja Laur, keda usaldasid ja kes viiuli asemel tassis kooli vana autolugu Vene Villise. Oli 1959. aasta kevad, Hruštšovi aja algus ja lõpueksamid tulemus. Aga see oli ka koolidesse tööõpetusse agressiivne sissetoomise aeg. Tegime poistega ühe venekeelse raamatu järgi tolle lahtise auto sõidukorda, varastasime koolibussist bensiini ja sõitsime öösiti Pärnu tänavatel. Ei tarvitse vist lisada, et autol mingit numbrit polnud ja ega meil polnud ka juhilubasid. Kuni miilitsale vahele jäime. Pants maksis trahvi ja ütles üksnes suusoojaks. Katsuge teinekord mitte vahele jääda. Vaevalt ta ise seda seiklust mälestaski, sest tema arhiprofessorlik hajameelsus oli noil aastal sümboolse tähtsusega.
mõtlesime välja isegi hajameelsuse ühiku, üks pants. Kuule, aga sellest segan vahele. Meie arutasime ka omal ajal, kas see oli kusagilt mujalt. Mulle, et meie mõtlesime selle. Nii, mida aga lihtsurelikule liiga suureks pidasime seda ühte pantsi ja tavatoimingusteks ühte mikropantsi pakkusime. Nii. Ja veel niisugune asi, et millegipärast pants tuli selle enda juurde, miski pärast oli ta väga ähmis ja tundis ennast ebamugavalt. Poisid, mul kästi teie käest küsida, kuidas oleks komsomoliks astumisega. Kui me olime mõlemad selle asja üpris otsustavalt välja naernud, tundis ka pants ennast märksa mugavamalt. Umbes nii, et ärge seda minu äsjast ettepanekut väga tõsiselt kah võtke. Ja nii ei saanudki meist kommunistide noori. Ühesõnaga Linda Soovik kirjutas, et kui pants kooli tuli, siis tehti selle 10. B ettepanekul pantsis siis raadiotoa tehnilise poole vastutaja ja hakati raadiosõlme välja ehitama. Nii, ja nüüd ta räägib siis niimoodi, seesama Säde. Öösiti tagusime tsaariaegse kooli seinakrohvi sisse naelu ja tõmbasime valjuhääldi tarvis telefoniliine klassidesse. Ega pants polnud sugugi alati juures, hoopiski mitte, aga ta oli asja hing ja sellest piisas. Ühel õhtul ronis ta ise redeli otsas kontrollima, kas vanas elektrikarbis on vool sees või ei ole. Tegi 2 näppu märjaks ja torkas auku. Ja kukkus suure kolinaga pidulikult koos redeliga sealt lae alt 4 meetri kõrguselt alla. Parkett oli libe ja meie olime eemal koridori lõpus. Kondid jäid terveks. Ja siis, mis pants ütles, vool on sees, olge ettevaatlikud. Ja siis ta oli lisanud, et ta oli ülikoolis kord saanud mitmekümne 000 voldise elektrilöögi. Sellepärast oligi hea tujuline. Vahemärkusena olgu öeldud, et pants jätkas elektriga mängimist ehk siis näppudega voolu olemusolu kontrollimisega hiljem. Ja meie klassis, kui oli nende füüsikal pöörlevate aluste panemine ja aknaga ruloode alla laskmine, siis pants tunni ajal läks sinna ja hakkas neid juhtmeid seal ühendama. See on mul meeles. Sära hakkas käima ja ikka ühendas ära. Aga pea nahti. Minul oli see ka meeles. Jah, see on hea. No vot nii, seda ma tahtsin teile öelda. Maria talus on nii, et kell 5 tuleb omanik meile väikest tuuri tegema, et niisugune lugu on ka meeles. Я на свое место. Ой, что стукает так сильно.
Mina peaks seda ära tulema. Peepu ei oleks tänavale tunnen ma mitte kedagi ära. Ma tänaval, ma ei tea, kuidagi värk peab olema väga konkreetselt, kui samasse tuppa tuleb ja siis öeldakse, et ütle nüüd, kes see on, siis ma pean vaatama. Pilt on, aga pildi ei ole. Tänaval ma ei tule. Tänaval on, mina ütleksin, et Pärnus on ohutum on käia sõiduteel, autosõiduteel, kui on kõnniteel. Sest need kupatavad. Ja mõtlesin, et mis aasta teil siis nüüd on nagu see kooli lõpetamisest või keskkooli lõpetamisest? Arvake kõigepealt ise, vaadake me väljanägemist ja mis te ise pakute. Ei, ma mõtlen, et mul on keskkooli lõpetamisest 40. Te olete natuke must vanemad, et oleks 40. äkki on 50 või 55 või? 55, Ongi 55 või? Mingisugune ümmargune on teil. 69 oli. Jah, 25. 50-55 vahel. Fantastiliselt. Jah. 69. No hakka siis heietama. Aga mis kool see teil oli siis? Koidula kool. Kool, jah? Aga no mul on ka see omal ajal lõpetatud keskkool. Nii et me oleme tegelikult siis välja kooli. Eesti kõige kuulsam kool teil. Aga teie lõpetasite ilmselt seal kesklinnas, jah? Aga mina käisin keskkoolis seal Papiliidus oli siis juba see kool ja... See oleks vist 79. või 80. läksite sinna? Mina lõpetasin 84. aastal, 81 läksin sinna ja 3 aastat keskkoolis käisin. Et ilmselt mõned samad õpetajad isegi võisid veel olla, kui meil on 15 aastat vahet, et kindlasti oli selliseid. Klassijuhataja, Pants ei läinud. Pants õpetas mind ka füüsikat. Selles uues majas? Ja Pants oli seal veel ja siis oli see Tammeorg Roland oli tütar siin praegu. Siis teie ema õpetas mulle ka ühte huvitavat ala. Ühiskonnaõpetus. Aga ta pani mulle 5. Enn on minu nimi ja perekonna nimi on Rand. Aga see talu nimi on ajalooline on ta Mulgu talu ja Maria taluks sai ta 32 aastat tagasi selles mõttes, et siis sai hakatud selle turismi asju siin kavandama ja tegema ja mõtlesin, et kihvtim nimi võiks olla, ja Maria oli mu vanavanaema nimi, talu esimene perenaine ja siis ma mõtlesin, et miks mitte paneme selle vanaema nime siia nagu sellele projektile. Ja Maria, siis oli veel motell Maria, siis oli popp võtta Ameerikast, et motellid on ka olemas, et maakoht, et siis on äkki motell. Tegime sellise esimese firma Motell Maria ja hiljem siis see hakkas nagu ikkagi toimima Maria talu. Et tegelikult on ta ajalooline, on Mulgu talu ja kus see Mulgu talu siia tekkis 20-ndatel mu vanavanaisa ja vanavanaema Maria, Jaan ja Maria. Peale vabadussõda nad said siia koha 20 hektarit. Nende päris see algupärane popsi koht oli siit natukene 500 meetrit siit käia. Seal oli nende kodukoht ja miks ma mõtlen, et miks see Mulgu nimi tuli nagu edasi. Siia anti kohe, et ta oli nagu Mulgu Jaan seal. Mulk tähendab väravat vanas eesti keeles ju. Ja et selle uuele kohale anti ka samasugune nimi. Siin mõõdeti nendes mõisamaadest neid tükke. Ja väidetavalt oli ka vabadussõjas, ega ma nii täpselt ei tea ja et neid dokumente kuskil siin ripakil ei ole. Ja pärast, aga ikkagi ta oli ikkagi asundustalu või see A-tähega. Ja ka see Mulk tähendas, et seal oligi mõisaaegsed karjaväravad. Ma olen pärast selle oma peas nagu läbi mõtlet, et need kiviaiad on seal veel ja siis selline metsatee tuleb siit, mis tuleb siit Seliste ja Pootsi juurest, kes teab ja läheb siit edasi Pottsepale. Siit selline vana liivaluite peal metsatee. Ja seal oligi värav ja seal värava selline suur värava koht nagu see ja nende talu või majakene oli siis seal. Elasid seal. Seal on järgi nüüd ainult üks hästi suur mitmesaja aasta vanune pärn, hästi kihvt selline ja sinna ma viin siis lastegruppe ja täiskasvanute gruppe. See pärn on vajunud 2 niimoodi lahti ja mõlemasse ossa on nagu koopad tekkinud. Lastel meeldib sealt väga läbi käia ja seal koopasse ennast ära peita.
Ja nendel oli 3 poega, kõige vanem poeg Aleksander oli minu vanaisa ja siis 20-ndatel mu vanaisa oli siis, see 13, ta oli 12. aastal sündinud, siis ta oli selline noor poisiklutt, siis nad olevat siis metsast palke vedanud ja hakkasid siia seda maja ehitama. Tol ajal see, ma olen ise kõik neid järeldusi teinud juba ja korjanud seda infokildusid kokku, et ega siis see riigisüsteemil oli päris õige, et ikkagi kuidas need eestlased üldse sinna sõtta meelitatigi, et ikka maa ja maa on see ju, mis inimesi on ju kogu aeg meelitas midagi tegema ja et need maatükid, see 20 hektariga sai tegelikult pere pidi saama hakkama. Et oma enda toidud ja loomatoidud ja ka palgimetsa natukene, et sa saad omal midagi ehitada ja et selle 20 hektariga põhimõtteliselt nad said hakkama. Ilmselt lammutasid ka sealt midagi vanast kohast ära ja mingi saunad või asjad või midagi tegid. Ja siis pandi püsti selle aegne Lääne-Eesti tüüpiline talumaja, et palkidest ehitatud, aga ta on nüüd teisel natukene nii palju muudetud, et seal on praegu te näete aknaid, aga siin esimese akna kohal oli siis rehealuse jalgvärav ja kõrval kohe suured väravad, mis käisid lahti. Ja need suured väravad olid teisel pool maja ka, nii et tegelikult sai hobune ja vanker läbi sõita või mis iganes on ju. Ja siis otsast ikka läks edasi, see sama pikkus, seal oli veel siis üks laudaosa niimoodi ja selline palkhoone ja sindel katused olid siin kandis. See on nüüd mul uus katus küll, aga kui ta alt, siin on 3-kordne sindel, et siin ei olnud nagu laastukatused ega rookatused ega midagi muud, aga alt te näete, et sindid jooksevad otse, et siin vanasti olidki nad millegipärast ikkagi otse. Nüüd olen pannud kalasabasse pealmise korra, et see hoiab kauem tervena neid. Ja see puitkatus tegelikult peab suhteliselt hästi vastu. Siin on nad ka õlitatud ja siis kui ma 2010 tegin siin remonti ja siis ma isegi sain, see voodrilaud on ka tegelikult selline täpselt samasuguse kujuga õnnestus saada, tehakse nii nagu 100 aastat tagasi tehti täpselt sellise profiiliga voodrilauda, on praegu ka ikkagi võimalik, need on nagu käivad täiesti need veskid ja terad, et see on nagu selline klassika. Kui ma seda talu taastasin, siin või mõõtsin neid piire tagasi, siis ma seal ühte äärt nagu vaatasin, mõõtsime sealt välja, raiusime võsast välja. Mõtlesin, et jama see on, miks peab olema siin 2 kraavi, nagu, et totakas, nagu, et võiks ju olla 1 kraav on ju ja 2 kraavi siis jooksid nagu kõrvuti. Hiljem ma kuulsin, et seal, kus naabrimehed omavahel hästi läbi saanud, siis tehtigi nagu 2 kraavi ja seal peaaru taoline süsteem. Aga oligi, et mu vana-vanaisa oli siin selle talu omanik ja ta vend, kes oli kõva jauram, eriti täispeaga, siis nad omavahel kaklesid. Sellel oli naabertükk ja siis ilmselt nad siis tegidki, ma jälle omas peas mõtlesin, et tegid 2 kraavi sinna omavahel. Aga siis kuidas see nende elukene siin veel veeres, nagu ma ütlesin, et 3 poega oli, minu vanaisa oli kõige vanem poeg. Siis seal, kui te pärast sisse, te võite igal pool siin jalutada, vaatate neid mõningaid talupilte, vanu pilte siin kibel, et mis on meil seitele pandud. Et vanaisa oli siis, Eesti ajal oli ratsarügement oli Tartus. Tema oli rügemendipoiss veel sõjaväes, et siis te näete paari pilti, kuidas Eesti ratsarügement, kihvtid sellised uhked vormid olid ikka ja kuidas hobuse seljas ikka ja ikka siuksed paelad siin kõik veel, et seal on paar pilti säilinud. Aga nooremad vennad olid nii, et kõige noorem, tema hakkas meierina. Vaata, siis olid ju sagedasti, olid ikkagi vanad meiereid veel, siingi on üks sinnapoole, tema jäi siis meieripoisiks, õppis siin seda tööd tegema ja teine ja käis ka abis, keskmine vend oli ehitaja, et nagu vanasti talukohad ikkagi üldiselt jäeti siis vanemale pojale, ilmselt see oleks ka niimoodi siis, oleks nõukogude aeg peale tulnud, siis ta niimoodi ilmselt oleks ka kõik ju sinnapoole nagu tüüriski, et tema oli nagu kõva põllutöö mees, merel ka natukene võib-olla käidi siin, meri pole väga kaugel, võrgud vedelesid veel siin, veel hilja aegu veel mõned vanad.
ja võrkudel olid sellised käbad, teate, mis on nagu lased võrgud või küünised või mutid lasti sisse, siis mutikäbad, need olid puidust ja siis igal talul oli oma märk, siin on ka veel, mul on säilinud neid veel puidust või korgist tehtud sellised, kes on kaluritega nagu tuttav, et teab. Aga siis tuli 40. aasta ja siis tuli sõda peale ja meie elukene läks siin niimoodi, et nad poisid sattusid kõik Saksa sõjaväkke, millegipärast nad ei tahtnud minna, nad olid rahumeelsed poisid, aga kupatati, no mitte, kohe noorem poiss jäi niimoodi, et noorem poeg oli just täpselt siis Vene sõjaväes siin või noh, kui see 40. aasta 41 on ju, ja taheti saata Venemaale, hakati neid komplekteerima, aga ta sai sealt jooksu kuidagi, tuli koju. Siis sakslased tulid, võtsid ta kohe üle ja tahtsid saata, ma ei tea, oma kuskile. Ja siis keskmine vend pärast hiljem rääkis, mul elas kõige kauem, et tema läks siis Tallinna kuidagi ja maksis mingisugused altkäemaksusid, et ta sai selle noorema venna sealt, kes oli nagu siis kutsealune seal või taheti saata sinna kuskile rindele, et sai ta sealt välja osta sakslaste või ma ei tea, eestlaste käest, kellel ta maksis, et kuna see oli noh, nad olid ikkagi nii rahumeelsed poisid, et nad ei tahtnud sõdima minna ja siis see noorem vend terve selle saksa aja redutas siin kuskil metsas ja noh, keegi teda ei otsinud ka nagu väga ja oli kadunud ja niimoodi. Aga keskmine vend ja minu vanaisa vanem vend, siis nemad nagu kupatati Saksa sõjaväkke, see oli 43. aastal vist oli see üldmobilisatsioon. Ja 44. aasta siis, kui oli see põgenemise aeg, siis see info neil levis ja siis keskmine vend Jaan sai sealt ka, seal oli veel Piirissaare pealt, aga üks vähestest, kes sealt üldse põgenema sai, Vene lennukid tegid selle kõik sistaks seal, aga nad kuidagi said üle ujutud sealt ja siis ta tuli läbi metsade ja jõudis siia ja siis koos noorema vennaga läksid siit paadipõgenikena siit Rootsi 44. aasta augustis, nii et see värk on mul ka tuttav kõik. Ja neid lugusid ma olen kuulnud palju. Aga minu vanaisa, tema oli siis seal nagu põhja pool, seal kus see rinne oli, ta oli hoopis teises kohas ja tema jõudis siis kuidagi läbi metsade koju, siis olid kõik paadid juba ja see oli septembrikuu kuskil ja ka ei soovinud minna kuskil sakslastega siit edasi ja siis minu ema oli 44. aastal märtsis sündinud, väike titt, et nad ei hakanud ka kuskil riskima, et midagi põgenema ja talu pidi niikuinii talle jääma ja nad ei riskinud ja jäidki siia elama. Ja meie perel, hiljem järgi mõeldes oli ka õnne, et meie kotid ja värgid kõik olid siin valmis, aga meid ei hüüditatud kuskil, ehkki siit külast viidi, siit-sealt võeti ikka niimoodi, keegi tegelikult ei tea, kuidas neid, miks pärast neid, keda võeti. Mina olen legendi nagu nüüd selle turismilegendi välja mõelnud. Igal talul peab olema mingisugune lugu, et kuna ja see oli õige, et mu vanavanaisa oli siit piirkonna see küla üks parimatest õllemeistritest ja siin on, ma alati küsin ka, et mis asi siin, mis see ripub, see oli tema humala kuivatamise sõel siin, et Mulguvana olevat olnud kõige kõvem õllemeister, kõige parema õlle tegi. No siis ma olen rääginud, et need, kes küüditasid, et nad ei saanud ju seda peret ära saata, kes siis õlut teeb, on ju. Ja kuna meie talu oligi siin tee ääres, nii et see on ka kõik reaalne või kõik tõesti sünnid, et kogu aeg peeti siin kinni, kuna siin elas selline sõbralik rahvas ja tuldi sisse, õlut jooma alati. Ja see, võib-olla see päästis nagu siis meid, ehkki jah, vanaisal oli väga raske selle kõigele vastu saada, et kuna karati mõnikord täispeaga talle turja ka, et kuule, kus vennad on, miks nad sul Rootsis on ja ise oled ka suhke kuradi, olid Saksa sõjaväes ja aga kõik me teame ju, et ega siis meie ei olnud nagu see tüli algataja selles sõjas ju, et meid lihtsalt kasutati ära ja võeti, on ju, kes kuskile rindele. Aga siis
nagu ma ütlesin, et meil oli õnne, et meid ära, maad võeti loomulikult ära, siis siin oli talu, ma näitan teile seda maja ka, lasen teid läbi, see oli talulaud ja taluküün. Need võeti meil käest ära, loomulikult kõik asjad võeti ära ja öeldi, et aga te teete siin tööd edasi, palka te ei saa või mingist võib-olla kuidas see täpselt käis, mingit vilja anti võib-olla kuskilt heal juhul ja mingisugust jah, aga ja siis toodi siia, löödi need laudad veel umbe täis mingisuguseid loomi, et töörõõm igal juhul säilis. Aga siis hiljem vaatan, siis 70-ndatel, kui mina juba mäletan, siis igal juhul oli see meile juba tagasi antud, siis kolhoosid juba siis hakkasid õitsema, ehitasid omal ise mingid laudad, aga alguses olid kõik need samad talude laudad ja küünid ja võeti lihtsalt ja öeldi, et see on nüüd kolhoos ja teie siin töötate. Ja mitte keegi ei julgenud kobiseda vastu, mitte keegi, sest et kõik olid nii ära hirmutatud sellest värgist ju nii või naa, et kõik olid sõbralikult rõõmsalt koos elama. Ja siis see ongi üks viimane veel hoone, mis sai ka restaureeritud. Ta oli mul tegelikult korda tehtud, mul töölised elasid seal ja see olid aknad tehtud, igasugused koloniaalpood olid 92. aastal avasin siin veel. Aga ma näitan pärast, mis päris kihvtilt sai see asi sealt seest ja taastatud. Ja siis 50-ndatel see möödus juba siis niimoodi Pootsis oli kool, mu ema ja tema siis 2 õde ja vend. Mu ema oli kõige vanem laps, siis nad käisid siin rõõmsalt koolis kõik Pootsis ja Pootsi mõisast oli tehtud kool. Algselt, kui mu ema need vanemad pildid on, seal oli siis Pootsi mõisa teate, seal on ehitatud see mõisa peahoone on ära rikutud tegelikult oma välimuselt. Aga algselt oli hästi ilus seal koolipildid, isegi need eest need sambad ilusasti ja see katus oli ilus viilkatus. Aga siis hiljem ehitati see teine korrus sinna veel peale. Aga elu läks niimoodi, et kõik need lapsed läksid ikkagi mujale elama ja minu lapsepõlve nädalavahetused ja koolivaheajad hakkasid enamalt jaolt ikka siin mööduma, siis 70-ndatel juba mäletan, et Nõukogude riigis hakati lubama sellist, kuidas see oli, abimajapidamisi niimoodi, et kui sa oma perega tegid, sa ei tohtinud kedagi loomulikult ekspluateerida, kedagi võtta sulast on ju või appi, aga ise, kui sa jõudsid rügada nädalavahetustel ja õhtuti või ma ei tea millal kurke kasvatada ja kartulaid ja kõike lehmi ja pulle ja lambaid, siis see oli teretulnud, Nõukogude riigis üldjuhul oli ikkagi toidupuudus. Ja seda sai realiseerida siis turgul ja loomad läksid tapama ja ma mäletan, et me kogu aeg kasvatasime siin ja tegime. Ja mu lapsepõlv niimoodi kogu aeg siin möödus tegelikult oli see talutöö, ehkki need maad ei kuulnud ju meile, aga igasuguste teede äärte pealt ja mingisugused selliste kohtade pealt me tohtisime heina teha. Et kõik see nagu niimoodi ja kuidas korjati kõik hein ilusasti korjati kokku, mitte nii nagu nüüd jääb pool heina võib isegi sul siin kuskile maha jääda umbes. Ja siis, kui tuli see uus Eesti aeg, siis vanaema oli üksinda veel siis elus sellest suutist, pärandas siis selle maja, siis veel maid veel ei olnudki. Maad ma siis hiljem, kui hakkas võimalikus tulema, et neid vanades piirides taastada, siis ma need maad ka taastasin või sain tagasi. Väga paljud siit sellest külast ei tahtnud oma maid enam tagasi saada, võtsid oma kollaste kaartidega ja niimoodi, siis tekkis võimalus neid ka endale laiendada ja kui siin oli erinevaid seadusi selle 90-ndatel, et kui sul oli mingisugune tükk maad tagasi antud, siis sa võisid jälle mingisugune kuni 50 hektarit mingisugust vaba riigi, mis mingisugust endiseid talumaid jälle said kuskil mingite kollaste kaartidega. Kurat, seda jama nii palju suudeti kogu aeg välja mõelda, aga lõpptulemus, meil on jah mingisugune 100 hektarit umbes maad koos metsaga. Et me oleme ostnud ka reaalsete kroonide ja eurode eest, aga osa sai ka nende kollaste kaartide eest kuidagi. Ja küll ma olen siin ka lihaveiseid kasvatanud, aga selle me jätsime ka ära mingi hetke ja siis me oleme hobuse kasvatusega tegelenud 95. aastast saadik, see on selline sümboolne ka, sest talus kogu aeg ka Eesti ajal olid ikkagi hobused ja vanaisa oli hobusearmastaja inimene, et üldse tal loomade pidamine, ta helitas neid ka ma ei tea 12 poole 1 iga õhtul veel poputas, käis veel ikka jahu andmas,
siis ise sõi kõige hiljem kuskil ja kuidas need inimesed siin ikkagi väga töökad, ma mõtlen, et järgi mõttes, et tänapäeva inimesed, kas need ka ikka nii palju enam tööd teevad, et vanaemal olid kangasteljad, olid kogu aeg siin, et siis kui oli mingisugune, ta ainult mõned tunnid vist puhkas ööpäevas, ikka oli tal jälle kangasteljade taga, kogu suguvõssale ja kõikidele tuttavatele käis kogu aeg mingisuguste vaipade tegemine veel, et ja kellelegi nagu armu ei antud, et mis asja vedelemine käib, aga küll ikkagi juttu sai ikka aetud, töö kõrvalt ikkagi arutatud asju ja vanaema oli kõige, teda huvitas ka see poliitika ja niimoodi vanaisa oli rohkem kõigele käega löönud, et kurat, siin pole midagi, et aga ainult tööd rassida, aga vanaema kuulas ikka veel mingisuguseid saksa raadioid, isegi ta oli uhke, et ta oli paar aastat Eesti ajal saksa keelt õppinud, et kuulas seda kuradi VEF-i siit kuskilt mingisugust asja. Ja nii, üle 30 aasta oleme selle turismiga tegelenud ja siis 4 aastat oleme suuri rahvusvaheliseid ratsavõistluseid esimesi korraldasime juba 96. aastal ja järjest niimoodi. Mihkli vend on mul hästi palju, tema pere on olnud abiks või mentoriteks nagu hobuse kasvatuse alal ja nii ta ongi läinud ja koos naisega ja siin mässalt, et nüüd on ka lapsed on väga palju abis olnud, et enne seda, kui ma see traktorit sõitsin tooma, siis vedasime laudu ja brusse tassisime, et talus ei lõpe nagu töö mitte kunagi, et see ongi see talu asja iseloomustab ikka täpselt see Eesti vanasõna, et vara tööle ja hilja voodi, aga rikkusest sa ei saa aru tegelikult, sa ei jõua seda jälgida, kas võib-olla oled mõne silmis oled sa kindlasti rikas, aga ise nagu sellest aru ei saa. Et see on kõik nii suhteline, kõigi ütleb, et vaata, mis sul kõik on, aga mõtle, kõik see ala, mis see pargid, mis see kõik rajatud on, kõik on mu enda kätega rehitsetud, juurikad, kivid välja, kõik on need magamata, vedelemata tunnid. Muru niidate? Kui me ühest kohast lõpetame, siis me tuleme sinna algusse tagasi üldiselt. Palju see tuleb üks nädal tuleb vahet? Nädalas käib üldiselt kõik ikkagi niimoodi enam-vähem. Roboteid ei kasuta? Meil ei ole roboteid, jah. Mul on head inimesed, kes minuga töötavad üle 30 aasta juba. Vist on olemas ka sellised robotid, mis võtavad ka mitu hektarit ära? On, jah, aga meil veel ei ole, me ei ole veel nii rikkaks saanud. Mul naabri lobule. Sa räägid sellest kiriku taastamisest ka? Kirik on, jah, ma võin mõne sõnaga seda ka rääkida. Kõpus on ka, Kõpu küla on siin ja meie väike maakirik, see on nagu Pootsi kõpuks võib kutsuda, sest Kõpu külasid on ju mitu Eestis, et sassi ei aja kuskile. Ja meil on väike õigeusu kirik. See, nagu te paljud teate, siis õigeusk saabus suuremalt jaolt Eestisse ju tsaari ajal ja 19. sajandi esimeses pooles, 30. 40. aastat. Siis sellest kiriku ja usuteemast niimoodi, et siin piirkonnas siis väike kogudus tekkis 30. aastatel, 19. sajandil. Kirik sai valmis 1873. Mul on selles mõttes jube hea seda meeles pidada, et 100 aasta pärast ma läksin esimesse klassi. Aga mis selle kirik, ja siis ehitati selline väike maakirik siia ja eestlased on tegelikult öelnud tol ajal, kuna me sakslasi ju nii väga vihkasime mingis mõttes, et Luteri kirik oli sakslaste kirik, aga siis nagu Vene tsaar andis maad ja sellist nagu mingis mõttes, et teile usuvabadust, et see oli nagu eestlaste kirik. Mõnes kohas on öeldud niimoodi, kus suhted sakslastega veel eriti pahad olid, et see oli nagu eestlaste kirik, mis need õigeusukirikud tekkisid ja rahvas oli usklik tol ajal ikkagi suhteliselt, et kui sa kirikus, vähe inimesi oli need, kes kirikuga seotud ei olnud ja ristitud ei olnud. Et ikka seal mingi kirik sul pidi olema ja siis küll rajati see väike maakirik. Ja kindlasti siit kandi külamehed, kaasa arvatud, ma arvan, minu esiisad või selle kivi vedamisel vähemalt või kivide paika panemisel kuskil olid seal abiks.
mis võib veel öelda, et selle küla ja selle piirkonna üks suurmeestest on Paul Kuulbusch ehk siis esimene Eesti soost piiskop, piiskop Platon on sündinud selle kiriku pargis olnud köstrimajast, tema isa oli kiriku köster, ehk siis kes suhtles rohkem Eesti kontingendiga ja õigeusklikud ja tema on siis sündinud siin ja tema rolli nagu Eesti iseseisvumisel ei saa alahinnata. Ta suutis käia selle 1 aastaga, see 18. aasta, kõik Eestimaa kogudused läbi. Setu naised olid tal õmblenud sinimustvalge piiskopirüü ja igal pool ta siis, ta oli ka Pätsiga ja Poskaga ühes samas koolis Riia vaimulikus seminaris õppinud ja nad tundsid üksteist väga hästi. Ta oli ikkagi haaratud sellest iseseisvumisest ja ta suutis nagu Eesti rahvale seda sisestada nendele õigeusklikele kogudustele just, et me võime ka ise hakkama saada. Seda ju üldiselt ei usutud, et mis asja me hakkame, nüüd me olime sakslaste all, siis venelaste all, rootslaste all, mida iganes, aga ega me ise, kas me sellega ikka hakkama saame, aga tema oli see propagandamees kõva ja muidugi jumalikus mõttes. Aga see hiljem ta muidugi 19. aastal ta jäigi Tartus enamlaste kätte ja tol ajal oli kombeks, et siis sellised mehad löödi maha. Ja siis ta seal mõrvatigi. Krediidikassa keldris oli massimõrv. Aga kui mina siia 30 aastat tagasi rohkem hakkasin, tegutsema üle 30 juba, siis sai võetud ka koos naisega Riinaga käsile see kiriku taastamine. Kirik oli võssa kasvanud, ehkki seal teenistused paar korda aastas toimusid ja inimestel matused ja niimoodi. Aga siis hakkasime seda korrastama, siis olid enda laulatus oli seal 94. aastal. Peale seda paar korda seda kirikut veel puhtaks röövitud, aga me pole nagu käega löönud ja ikka taast väheviisi seal kõpitsat ja remontid. Nüüd 2015, 2016, 2017 sai täielikult vahetatud ära katus, kõik see puitkonstruktsioonid, mis olid seal kuskilt mädad, need said välja vahetatud, kõik kogu plekk, kõik ümarvormid, kõik ristid ära taastatud. Nii et loodetavasti järgmiseks aastaks on see hoone suuremalt jaolt ikkagi päästetud. Et me saime mingi pool raha umbes riigilt õnnestus välja nuiata ja pool raha tuli umbes ise kõik siis eraisikutelt ja ikkagi inimeste käest kokku koguda. Et kõik kokku läks umbes 115 000 juures kogu see katuse vahetamine, see lugu umbes. Ja siin õpetaja on mõni, kes läbi viib seda? Siin on erinevaid preestreid. Jah, ilmselt te neid ei tunne, aga preester Ardaljon Pärnu keskel, tema on nagu kõige võib-olla tuttavam, kes on ka Aia tänava seal õigeusu kirikus preester. Kas ta on vahel siin ka, aga on kursuse kaasa? Sinu kursuse kaaslane Katrin. Ongi. Tema oli alguses oligi ainult siin. Aga tema pani meid naisega paari, siis ta meie 2 vanemat last on tema ristinud siin kirikus ja nüüd, kui meil oli 25. pulma aastapäev, siis me tegime temaga veel selline uue tseremoonia. Tegelikult Ardaljon on elu ja tervise juures, et ma võin kellegi poolest, te võite ise tal juurest läbi astuda, järgmine nädal ma olen olnud kontaktis tema ja ta prouaga. Järgmine nädal on muideks selle Pärnus selle Aia tänava kiriku 120, see oli kas esmaspäev või teisipäev, 5.6. on tähistamised, et te võite siis läbi astuda, siis saate Okei, aga kui teie näete, siis andke tervise edasi, kursuse kaaslane tervitab. Jah, te jätte mulle meelde, sest te olite Tammnõru tütar. Et ma annan tervitused edasi. Ja siis kord aastas me jämedalt või on siiani on ka paar korda aastas, aga üldiselt kord aastas me nagu piiskop Platoni sünnipäeva ajal juulikuus me teeme sellise mälestusklassikalise kontserdi ka, et mis puutub siis nagu kiriku teemat ja see ega piirkonniti üle Eesti ongi, kas nad on, me oleme valdavalt ju Eestis luterlased või õigeusklikud. Sealt, kus kohast meie juured on, kus meie vanemad pärit on, milline kirik seal oli,
siis me olemegi vastavalt, kas me oleme valdavalt siis luterlased või õigeusklikud. Katoliiklasi on ju, Eestis on, aga neid on vähe, on ju. Baptiste on ka vähe, on ju. See on uue maja teema võib-olla, aga kõige vanemad kirikud on jah ikkagi, või sellised konfessioonid on ju ikkagi luterlased ja õigeusklikud. Et siin piirkonnas ja rannapiirkonnas siin järgmine edasi on Selistes, kui mõni teab võib-olla, et üks Seliste küla on Pootsist edasi, seal on väike puukirik, aga õigeusu kirik. Selle kiriku omal ajal tõid eelmise või 19. sajandil, kas siis ta on natuke vanem kui see kirik, meie kivikirik. See kirik ehitati valmis üldse Riias, võib-olla olete kuulnud, ja toodi siis üle jää Riiast, mungad transportisid selle kiriku siia Seliste külla. Et iga selliseid kõiki asju on omal ajal juhtunud, et see on selline küla ajalugu. Victoriast ka paar sõna. Kuidas? Victoriast ja Grand Cafe'st. See ei puutu nagu ju väga asjasse. Ei no, Pärnus on üks väike hotell ja kohvik kesklinnas, et soovitan mõnikord külastada, et saate head kanget kohvi ja kui veab, siis head torti ka ja kui on, et kui ei ole ära söödud, et ise ma eile sõin sealt just torditükki. Pansivana käis seal vanasti tinistamas, sellepärast käib asja juurde. Ahaa, no see oli ju selle teie kooli kõrval ju muidugi siis võit. No mind seob selle mõjuga tõesti natukene ka, et 91 aasta siis, kui ma olin, mul õnnestus lõpetada Tallinna Polütehniline Instituut, ehk siis kui ma lõpetasin, ma läksin tippi, aga lõpetasin TTÜ. Vahepeal olin 2 aastat Viljastaval sõjaväelisel puhkusel Kaug-Idas. Minu ajal võeti Nõukogude armeesse ja poisse. Esimese kursuse lõpetasin ära ja siis ma olin automaatika teaduskonnas ja siis võeti mind sõjaväkke ja olin 2 aastat seal. Tagasi tulles siis oli 4 aastat, olin veel Tallinnas, jah, tipis. Aga siis, kui ma 91 lõpetasin, siis elu viis mind hoopis teisele elulainele, erilaalale, et sattusin kokku nende rootslastega, kes olid just siis avanud Victoria hotelli ja neil oli palju, need olid ise ehitajad tegelikult, neil oli Pärnus suured plaanid. See oli Eesti või Pärnu linnavalitsuse ja Rootsi ühisettevõtte, sa olid ka tol ajal natuke linnavalitsusega seoses, võib-olla mõni teinegi isegi, võib-olla mäletate, et see Victoria hotell ehk siis endine Võit, ehk siis endine Grand hotell tegelikult, siis see Rootsi ettevõte selle tegelikult siis restaureeris. Aga selle maja ajalugu seal on selline veel ka huvitav, et 23. teda hakati ehitama, see oli väike tühermaa ju seal, siis mõõdeti sinna krunt ja apteeker, ärimees Alexander Adamson ostis selle tüki sealt omal ajal ära. Tema Adamsoni apteek oli just see hall apteek tegelikult seal Rüütli tänavas. Te olete kõik Pärnu inimesed, teate. Adamson ostis selle tüki ja mõtles, et ehitab sinna kaubamaja. Ehitaski kaubamaja. See Victoria hotell, mis praegu on, see on ehitatud tegelikult kaubamajaks. Kaubanduskeskus nagu praegu. Vaadake, milliseid rõvedaid kaste praegu ehitavad. Aga tema ehitas liiga luksuslikku jälle. Võttis veel laenu juurde ja tal oli Kambajõmme, kes sinna investeerisid ja paari aastaga läks kogu see krempel tegelikult nii põhja rahalises mõttes, et pank võttis käest ära. Seal oli, ikka inimesed kaotasid raha päris kõvasti, kes siin olid pant ja kõik võeti käest ära ja see oli mitme pere jaoks traagiline ka tegelikult. Aga see selleks, siis läks ta panga kätte, siis need töökojad igasugused, seal 2. ja 3. korrusel olid seal õmblustöökojad, värgid kõik ja all siis realiseeriti. Ja seal on suured sellised aknad alumisel korrusel ja need olid tegelikult sellised laiad vitriinaknad, nii et vanasti pandi, et sees sai lahti teha ja siis sai vitriini panna sellised kaupamajadel ja kauppoodist, kauplustel. Te kindlasti olete minust vanemad, te mäletate, Rüütli tänaval isegi oli veel selliseid poode eestiaegsed ja tsaariaegsed, et kus vitriinaknad olid niimoodi. Ja seal oli ka. Aga siis 31 läks Siilma
projekteeris selle ümber, tegi sinna siis hotelli, Grand Hotelli ja Cafe Grand alustas tööd. Need olid 2 erinevat ettevõtet, kohvik alumisel korrusel ja hotell omaette. No nii et hotellil oli omaette söögituba teisel korrusel ja vahesein oli vahel. Et mitte nii, nagu nad praegu koos ja isegi võidu ajal nad töötasid eraldi. Ja siis selle, kas see oli 34 või 30, jah, 34 või 35, oli üks Juut Pinman, ostis ära panga käest selle kinnistu ja siis tema sai hotelli omanikuks, aga siis ja Grand Hotel töötas ilusasti ja see oli tõesti Eesti kuldaeg on ju omal ajal ja hotell töötas seal kesklinnas hästi. Aga siis tuli 40. aasta ja sellega seoses natsionaliseeriti selle võeti tal käest ära, siis ilmselt kui sakslased tulid, siis see pere hukati kõik, see mees. Nii et kui neid hakati 90. aastal neid tagasi andma, siis mitte kellegile tagasi anda seda ei olnud enam. Ja kui peale sõda, siis nõukogude aeg läks ju ilusti edasi, siis vaadati, et mingi Grand ei sobi nagu enam nõukogude ajaga üldse kokku ja siis muudetigi see 40. lõpus võiduks. Nii et seda te teate kõik juba siis seda võitu või kes käis seal napsu võtmas või ansambel mängis vist päeval juba ja võis viina visata. Et see, aga mind ühendab selle majaga siis 91. aastast juba, ja kui need rootslased, need olid vanemad mehed ja kui nad otsustasid 99. aastal, et nad müüvad selle maha, tõmbavad oma osa nagu kõik maha ja tõmbavad siit Eestist üldse minema, siis esimesena, kellele nad pakkumise tegid, ikkagi siis ma olin siis nende ettevõttes ka direktor ja siis nad pakkusid seda ja ma võtsin suured riskid, suured pangalaenud ja ostsin nende käest ära ja nii see on. Teil on kõhud head, ma näitan teile siit seda oma viimast projekti, üks viimastest. Et see kukkus nii kihvt välja, et ma pean teile seda näitama. Ja selle asja mõte on nüüd see töötoad ja pluss siis meie talu, meie pere ja ümbruskonna, meie küla ja külade selline muuseum. Siia või selline lugu, see on lugude muuseum, mitte et me ei hakka museaale siia kuhjama. Mõni vaip või selline asi, hea küll. Aga põhiline on lood ja fotod, me tahame neid digitaliseerida, me juba sellega tegeleme. Et kõikidele, mul ema on veel 80 aastat, tema mäletab kõiki asju. Te võite üles ka vaadata, kes tahab, ja siit algas siis küüni osa. Et vaadake seda funktsionaalsust, mis Eesti talus oli. Et olidki laut ja kohe ehitati küün ka juurde. Aga tol ajal oli ta muidugi, nii et õhk käis läbi. Aga nüüd on ta, me puhastasime need kõik asjad ära, lauad, siia panime talasid juurde, et teisel korrusel saab ka käia. Et siin on need vanad igasugused postid, need panime natukene juurde ka neid ja natukene ilmet-läpet arendasime, aga väljas on ka palk ka veel. Ei, siin on soojustused on vahel, et tegelikult on see hoone kõik soojustatud. Aga nüüd muuseumist ongi, et see on mu vanaema ja siis naabrinaise kootud vaip. Ema on 80-aastane, tema kooli ajal tehtud Pootsi koolis selline, tegid nad koolis albumi, üks väike museaal lihtsalt ja siis tema enda kleebitud omaaegsed pildikesed ja selliseid asju. Ja siin me oleme isegi väikseid pidusid juba niimoodi korraldanud ja kui mul on palju rahvastanud, on praegu ka saanud siia madratseid pandud ja selline kihvt asi sai nagu minu arust. Tänapäeva inimesed, tänapäeva töömehed, ma ütlen, 90% nad ei teeks. Hea, kui nad oskavad kippplaatigi panna. Kõikest fiili. Tänapäeva ehituskultuur on nagu ainult kiirus. Ma ei tea,
ei, see on kõik uus. See on kõik täitsa uus hoone, jah. Aga mida siin saalis tehakse? Mida iganes. Pidu, konverentsi, kontserti. Jah, aga ma küsin, et kui hakkasid seda ehitama, teil pidi ikka mingi idee olema, kus see grupp on, kes siia tuleb ja teeb seda või lihtsalt oli raha nii palju üle? Raha on hullult üle. No, ma arvan. Minu ema rääkis minu emale, et tead, et Toivo need matemaatikaklassi, miks sa ei lähe? Minu kästi sisamine. Mina läksin, sinu tuules läksin. Ema oli 22-aastase koolitee. Üks asi ununes ära. Korras tõuseksime püsti ja seisaksime ja meenutaksime neid, keda ei ole või kes viimane oli siis Eino. Aga Aivo, sul on jälle imelikult klassile. Tund aega rääkisin kõige Arvoga, kurat iska ei tulnud. No see on sinu klassile ka. No jah, aga sa käisid väga palju pikemalt koos, et sa peaks nagu... Luigi Arvo on minu jaoks selles mõttes tähelepanu inimene, et tema on mind kõige kauem, mina teda kõige kauem elus olevatest inimest tundnud, siis me käisime ühes lastel. Ma käisin 4. klassist kuni 11. Ma sain varem, hiljem ma temaga keskkoolis kokku jälle. Kui sa nii ütled, siis ma usun. Tädas siis Varja täna oli tal see elamine vanem. No mis mina mäletan, oli Aia tänav, Aia ja Aisa Nukale. Ja see elab praegu. Ta ütles mulle, kui me nüüd ära saatsime Eino. See ütles, et oma 4. aastas ma tütrele jäänud, elab seal oma lapsepõlve kodus. Ja sa ei mäleta, et see hullu kõik mul oli siin mina nii mul. Selle ma ei tea, seda teeb võib-olla Toivoda, mina ei oska öelda. Kati on veel liiga noor, et mäletada nii kaugeid aegu. See aeg tuleb 10-15 Kuule, kas sa tead, kui erinevad asju me kõik mäletame Reinist? Kuule, kui igaks hakkaks rääkida, mida mäletab, meil olid silmad. No, aga kui sa ei mäleta niisuguseid mehi, ma ei tea, et sul on ikka juba tekstada. Ja küll ma arvan, et see kõik ei mäleta. Kui sa mäletad, see on järgi ka. Vanad Eesti laulud, mida me peaksime nagu teadma. Nii, esimene on siis Metsmühid. Mutsmühised. See on tegelikult saksa rahvaluule. Ma olen siin kirjutan natukene seda ajalugu ka. See laul tegelikult on loodud 1838 Saksamaal. Ja selle laulis, meil laulis tuntud muidugi Artur Rinne. Ja algselt oli ta nimi hoopis Hirvelaul. Metsmühistel ja päevukuga asa ei lenda ja nille tõiksvad seal männiga siin oma võlinsad peal on meeles talveid muiste õnne all. Mängikutan siin oma võlinsad
Schubert. Kool see on? Koidula kool. Aa, ei, ma olin. Kõige
ma olen esimese keskkooli. Kõige tähtsam Mis kool see on? Kõige parem kool Eestis. No nii. me panime ikka esimese No keskkooli nüüd ära kogu aeg. naerge nii nagu nooruses, nii nagu palju, 60 aastat tagasi või? 70 juba. See oli alatu. See oli alatu. Ei, ma arvan, et ikka 75 tagasi. Vanuse järgi jah. Aga kui istumisi maha rehkendada, siis 50. Ma tulen ligemale ka või? kui annab tulla. No näed. Peaasi, et kõik peal oleks. Ise esimese. Ei, ma võtan need prouad maha. Ma võtan ainult mehi nüüd. Arvud tuleks ära võtta. Ei, ma võtan nüüd ainult mehi. Prouadest ainult jalad. Seisab muidu? Ei seisa. Nüüd võtame ainult mehi. No näed. Kohe jääb pilt palju ilusam, kui ainult mehed on peal. Aga selline on, kus kõik on peal. Ma ei tea, mis me tavaliselt. Nii. On esimene keskkool. Ai, ma võtan niimoodi, et ma võtan nüüd veel ainult naisi. Siis läheb paremaks pilt ja läks küll paremaks. Ja. Selge. Soojaks. Kurat, te neist naistest leiad. Peremees tuleb kaikki või? Kuule, peremees ka ikka. Kuule. Ma tulen siia kõrvale. Enn peab ette Harjad kepid ära. Enn, sul pole pükse jalas ju. Sekspilt. Süle. Ma võin sul püksid laenata. YouTube'ist diskvaatiga. Näed, ikka ilusamaks läheb nagu nooruses. Oskused tulevad. Vaata, juba säravad näod naistel. Kas ta filmib või teeb pilti, ma ei jõua. Ei, see filmib kogu aeg. Aitab. Laulukoori, see on vabatahtlik tegelikult. Mul oli vaata, kui ma olin seal spordijuures direktor, siis mul oli kogu aeg see jama. Antekad inimesed on mõned ilusad peavad viisi, tahetakse ju laulu. Aga see on täpselt sama, nagu kas laps tahab treeningul tulla või tuleb laulma, eks ole. Küsimus on nüüd, kes selle ära meelitab, eks. Niimoodi. No ja siis sa pead veel treeneritele ja kodus nende lapsevanematega ikka räägid, et see on parem. Ja laulukoori juhendajale sa pead ka selgitama, miks. Laulukoori juhendajaga ma sain nii hästi läbi, et ma selgitasin talle ära. Selle asjad, et ei rahulda selle. Mul tuli ka üks Mina ei tea, miks mind keegi koori ei taha. Mind ei kuulatud kõõle, pandi koori lihtsalt. Mulle mind ei pannud ujus. Muli vee all. See oli nagu kalavees. Kuule, mina mängisin tennist, kas sellepärast ma Aga sa ei teinud 2 trenni päevas. tegin ikka 8 tundi mängisin teinekord. No hommikul kell 6 läksid. Kalad on tummad. Läksid trenni kella 6. Jah. Ma ei usu. Me tegime ikka tugevalt trenni. Suvel ei olnud, talvel meil ei olnud kuskil. Nad said talvel, tegid jääaugu ja sujusid. Kas sa pärast 8. klassi siis mängisid ka tennist? Ja. Kuni 8. me ju tegime koos. Pärast 8. mängisid sõu. Ja siis 8. ma hakkasingi ja siis ma olin seal ametis. Mina olen oma tenniseväljakul, koristasin väljakul. Kuni kui sai jälle trenni. Kas sa olid ikka nii kõva? Oli mängis. Me käisime mööda seal. Ei, ma olin maailmameister ikka. Mängis kogu aeg. Ja ma küll kaotasin Langele selle Estikate poolfinaalis, aga Ma olin Eesti meister. jah, mis oli ujumise Eesti meister, mis oli tennise Eesti meister. Väike vahe. Olid tõusin Pärnus ka mingisugune tennises, no 8. klassi kuskil 10. Pärnus 10. Aga Tallinnas ma ei saanud allkätelegi vastu, Tallinna tennis on nii koha. Ja oligi. Ja jama oli selles, et meil ei olnud talvel kuskil trennida. Ja meil nagu suvebaasil said sügiseks vormi, said enam-vähem Tallinna poistega võrdselt. Vihma sadas siis jälle. Ja said võrdselt. Ja siis jälle talv. Katrin, sulle ma vist rääkisin, see on sinu isaga seotud väga huvitav fakt. Kumma Katrin? Okei. Jah, me nüüd kohtunikest ja nendest ei räägi, ma ei oska midagi rääkida, aga... Kas ta päästis su surmast, nagu Rein? Ei, see ei ole minuga seonduv absoluutselt. Sinu isa oli niimoodi ikkagi õpilased kartsid teda. Ikka, kuna siis oli minu venna klassi juhataja,
siis kui neil oli klassi kokkutulek, siis mida sinu isa tunnistas üles? Et seal matemaatikaklassis oli niisugune tüdruk nagu Roos-Marie Tüür, kes kirjutas väga ilusaid luuletusi. Ja kui oli matemaatika kontrolltöö, siis kõik teised lahendasid matemaatika ülesandeid, aga Roos-Marie Tüür kirjutas luuletusi. Ja sinu isa selle luuletuse järgi pani tal matemaatikasse hinde. Jah, seda tuli jah. Seda ma küll ei teadnud. Jah, nad rääkisid, et uskumatu. Tammalu vana pani luuletuse järgi Mati hinded ja nii oli. Aga ta tegi igasuguseid jubedusi, sellepärast, et kui ta töötas seal mingisuguses 8-klassilises koolis, siis üks tüdruk ta klassis oli matemaatikas õudne tumba. Sauga kool. Ei olnud, see oli seal Laadaplatsil või Noorte täpselt. Ja siis ta iga kord, kui see üldse aru ei saanud, Laadaplatsil või Noorte välja, see ujula juures. Vene põhikool oli. Ja siis isa saatis ta iga kord ühe ringi jooksma seal staadionil. Ja see võitis mingisugusel linnameestrivõistlustel jooksus kõndi esimese koha. Ei, need õpetajad on kihvtud, kes niimoodi. Väikse kiisuga, jah. Aga mina ütlen ausalt, ei see oli päästnud, sest et minul jooksis ikka niuke pilt ja nii lühikese ajaga jooksis nagu elupilt läbi kõik sealt, kui ma seal vees olin. See on võimalik. No on. Kui te ei usu, ma ise tean, mismoodi jooksis. Mina ka tean, sest mina olin ka uppunud. Me olime Reimuga koos Pärnu meres ja ma sattusin pommi auku. Äkki oli jalad alt läinud. No, aga siis viska selline. Ei, mida ma viskan, ma ei osanud ujuda, mahmisin juba õpsa ja otsa. Ja ootan, ma olen jumma midagi, kes tegid, et ma sain välja, aga ka juba kurat kellukesed mängisid. Aga vesi hoiab ju inimest. Ei osa. Sa unustad selle ära õigele. Ma ei osanud ujuda, äkki oli vee all. Sõltub ka inimesest, seda on ise hoiab. Ja Rein seisis natuke Kobust hoiab. Ma ei saanud aru. Elevanti hoiab. Siis ma võtsin ennast kokku. Mõtle inimene ja inimese kopsu suuruse ja tema raskuse. Ei, no kõik ulemused on juba kopsu. Ära tunda, viska kohe selline. Ja tõmba kopsu rõkkudelt. Siis saad ja kogu kingad. Ei, ma võin praegu ka, ma võiks öelda, et Ei, ma tõesti ei saa aru sellest põhimõtteliselt. Teeme täna, et kui mul öeldakse, et ujume 10 kilomeetrit, ma ütlen, davai, lähme, ujume ära. Mina küll ei ole. Käid iga päev ujumas. 27 korda oli mul näiteks see kuu oli, ma vaatasin. Miks sa seda teed? Sama mõnusam, ma naudin. Ujulas. Ujulas käin. See on vees ju kool. Nüüd olin veel lõpus, oli ma Silmad lähevad punaseks. Ei lähe, ma panen prillid juurde. Prillidesse läheb ikka siis. Ei lähe. Nagu narkan, nagu nardi, jah. Ma ütleks, see on sõltuvus. Kuule, ma käin ju veel vahepeal, ma sõidan jalgrattaga ka paarkümmend kilti ja siis kõnnin veel 10 kilti, tuleb mul koeraga jalutamist. See on igapäevane norm. Liikumissõltavus. 10 ei tule, aga 5 minutit. Nojah, millal sa siis mõtled? Punaste silmadega tean ma teist lugu. Tunnada praegu. Olin haiglas, mul olid südames olid pisted, ma pidin trennid pooleli jätma 90. aastal. Sattusin haiglas ühte palatisse Palloga. Tartu õlletehase direktor, 160 kilo. Ja tema oli seal igavene lõuapoolik ja tema oli siis seal nagu kaalu langetamisravil. Ajas seda kuradi rohelist näost sisse ja üks kuradi anekdoot tuli teise otsa. Seda mõelda ühtelt kebin juba magamisel. Toivo, kuule, kas sa tead, kuidas paksud seksivad või? Mõtlesin, et ma ei tea. Nii et silmad on punased. Noh, õhtul heidad voodisse, keerad seljad kokku ja nutad hommikuni. Vanati meeldib silmad punased.
see on ikka idee, jah. ei, ta oli super, ma olin ühes keskmaas reisil, ta tuli sealt kogu aeg. reisi peal käisime, olime koos ja siis tema lõpus ühe, kurat, seal oli niikuinii see hotell oli selline, seal linad ja kõik olid üle kattis, ta tegi augu sisse, tõmbas endale üle ja kattis selle kuradi linadega hotelli ringi ja tal oli veel midagi pani see pähe ka siin sigus mingi. ja vist nihuke kohe. ei, see oli sihuke nagu vana jumala lihtsalt. ei, no oligi tead, noh, me olime ühes hotellis tead veel koristaja enne, kui me jõudsime oma sinna, seal on need, noh, Mistrali maas ja seda müükis selle märja lapiga. seal oli niisugune hais üleval juba. ja siis hakkasime võtma need padjapüür, mõlemad otsad lahti. no niimoodi oli sihuke. aga see oli ka tšiki või ma ei mäleta, kuskil oli. ja see kõige pullim oli see temaga. tead, mina olime seal hotellis elasime 6. korrusel, tead õhtusel oli, selle ees oli need, oli ikka ta tšeki oli. ja siis seal istusime, tehti seda suure sanduse sooja leiba ja seal visati muidugi natukene seda kangemat ja siis õhtul läksime magama ja ma hommikul tulen, kas te ei tundnud, et kurat, kõik nagu välised. ei, no kõik hommikul määravad, et mis sa kurat võtsid liiga palju tead. ja see raadios löödi, 3-palline maavärin oli. aga kurat, nemad ei tundnud, aga mina tundsin ikka kohe niimoodi, et väiksed, mitte voodi, aga need kapid seal ja olen 6,3 saanud. jah, sambad. ja saatused, see oli veel Kreeka saarel oli koosolek. ja tagasi lennul vaatan, tulevad Estonian Rescue Team ja üks trehvas minu kõrvale ja küsisin, et kust, mis tuleb, ütlesid, et tuli Portugalist maavärina õppuselt. Ütlesin, et mina tulen just nüüd Kreekast ja sain 6,3. ütlesid, et Eestis ei oleks ükski maja püsti jäänud, kui niisugune maavärin oleks olnud. aga seal olid sambad, värisid, rahvas jooksis majast välja, tallusid üksteist otsa. aga ainult üks maja. Eestis jääb mõni maja üle. Just nimelt need, mis ma arvan, kõrghooned ja püstimiseks. ma olin Taškendis peal seda maavärinat, aga siis oli ka seal niimoodi, et tegelikult kui nüüd lennuki pealt vaatasid, siis see osa, mis oli kõik rusutud, sinna oli ehitatud juba uus liin ja kõik oli täisbetoonist. täisbetoon, mingisugused niisugused nagu meil nagu neid paneele ja niisugused ei pannud ikka kõik palati. aga teine pool, mis see Taškendist oli alles, see oli siis niisugune Vilfa küla, et õudne oli seda vaadata, nii et selles mõttes, et seal sai palju inimesi surma tol ajal, vastu oli Nõukogude Liidus ju siis seda keerutati ja räägiti. aga teisest küljest pool Taškenti ehitati jälle üles ja väga ilus. noh, mis ta ilus, aga noh, nende mõistes oli ta ikka väga selle kohta, mis sa räägid, et Nõukogude Liit on kõige humaansem riik, isegi maavärin on kõige humaansem. Raadios räägiti, et 4 inimest sai surma. aga inimesed rääkis, et veoautodega veeti tootega rividest laitma välja. Humaanne maavärin. jah, 4 inimest sai surma, pool linna läinud. aga inimesed mõtlesid, et veoautodega, veoautode kolonnid, kilomeetrid kolonnid viisid sealt Taškendist. kuidas see info, mis meil jääb info tegema? mul tuleb meelde, mis probleem Pantsil oli. 9. klassi lõpus oli meil ju see klassi lõpu uurimine tuli teha, matemaatika teemaline. ja minul oli siis faktoriaal mõiste ja kõik see ja trehvasime Pantsiga koos praegust Pühavaimu tänavat mööda minema sinna kooli ja siis Pants hakkas sellest minu tööst rääkima ja siis ütles, ja siis tuli talle keegi vastu ja üks naine ja siis ta ütles tere ja siis ütles, et minu jaoks on suur probleem see, et ma ei mäleta
hästi, et kes on kooli lõpetanud, kes mitte. Et kui see naisterahvas on õpilane, siis peab tema mind tervitama. Aga kui ta on kooli lõpetanud, siis pean mina teda ja mina ei oska vahet teha, kes on niisugune lugu. Aga teate, et Linda Soovik, tema teadis kõiki lõpetajaid ja teadis lendude kaupa. Ja ta luges üle, minu õde lõpetas 10 aastat enne meid. Ta luges minu õe klassi üles. Ja ta luges meie klassi ka üles. Ja siis ütles, aga 1 tüdruk, 6 tüdruk oli teil ka veel. Aga mul ei tule tema nimi praegu meelde. See oli Harda Lorrenberg. Ja ta tõesti lendude kaupa teadis inimesi. Ja ta ütles niimoodi, et kellele tema on lõputunnistuse andnud, seda tema teab. Ja kuna minul ei olnud kooli ajal temaga mitte mingisugust kokkupuudet, mina olin täiesti veendunud, et ega tema ei tunne ega ei tea. Aga ei, tema teadis täpselt. Vana lõpetas ilmad veel. Jan Võttis ja seda on seal Koidula raamatus ka. Ja tegelikult ja Pantsi kohta ta ütles seda, et ega Pants oli õpetaja. Tema ühtegi kommunistliku kasvatuse plaani ei teinud. Ja seda tema käest nõuda oli täiesti mõttetu. Ja milleks? Et neid, kes oskavad plaane kirjutada, neid on ikka. Aga neid, kes õpetavad niimoodi matemaatikat, neid on raske leida. Ja seda ütles Linda Soovik. No räägin seda. Aga ma tahtsin seda, et kui me olime vaata seal koolimajas, meie koolimajas ju, olime seal Pinkid ja Kuldsepp ja mõlemad Pants olid seal. Ja siis ju ka Kuldsepp. Mingi olnud seal koolis. See, kui oli see suures saalis. Jah, see suures saalis, siis oligi ju, kui Andres seal laulis. Et siis ju Kuldsepp mitu korda, meil oli ääre pealt, me tahtsime Pantsi minema lüüa, et seal oli nüüd tõsiseid probleeme. Mul erastus, mul ei rääkinud, kuidas ta purjus. Miks? Sest ta oli tõeline pedagoog tegelikult. Ei, Kuldsa oli pidev. Ei, ta mitte minema lüüa, aga ta oli niisuguse ääre pealt, seal oli niisugust jamata. Kuldsa oli ka Kuldsepp oli hädas, erastus rääkis, kuidas ta Kuldsat peitis. Ja täpselt Soovik samamoodi. Mida kuradit nad leiavad selles alkoholi? Ma ei tea. Ja siis, mõnus asi. Kui Toivo sealt ministeeriumist minema löödi selle napsutamise pärast, siis oli Kuldsepp kurtnud sellele Soovikule, et no kuidas nad niimoodi, kuidas teie mind hoidsite. Minul oli ju ka juhtus 1,2, aga meil ei tekkinud kunagi pahaldust. Sa mäletate, kuidas ta andis meile neid füüsikakonspekte? Kes? Pants. Ja mõtlen, ta oli fantastiline. Ja ta ütles, et ma räägin seda teile sellepärast, et kui on eksam, siis te teate, millest te peate rääkida. Selle teema alt. Ja andis meile niisugused jupid kätte ja siis ütles ükskord veel, kui eriti tähtis asi, siis ma põrutan rusikaga lauale selle rusika löömise tõttu. Ma võin eksida jah, protsentidega, aga selles kindlasti Pants, kui te saate sellest aru 60%, mida ma teile räägin, ja kui te 2 aasta pärast teate sellest 30% ja 10 aasta pärast 5%, siis te olete voognupiga. Mina mäletan seda, et ta ütles, et ega ta keskkoolist rohkem meelde ei jää kui füüsikast oomiseadus ja matemaatikast ja juures võtta protsenti ja me mängisime ühiselamus sealt koridori peal kaarte ja siis tuli üks majandusteaduskonna õpilane või üliõpilane sinna meie juurde, ja mis teil viga, te mängite siin kaarte, aga meil on füüsika ja meil on mingi loll vanamees ja küsib kellegi ohmuseadust seal, kes ei tea, kohe 2. Aga selle protsendiga oli väga tore, sest kui mina läksin Koidula kooli raamatukogu, siis selle aega oli niimoodi,
need õpikud, kõik raamat, need töövihikud ja kõik tulid ilma käibemaksuta. Aga igalühel oli erinev käibemaks pähe juurde arvatud. Ja siis selgus tõesti, et mina oskasin seda teha, aga minu kolleeg, tema andis pealt, oi jumal, mina seda ei tegema palju. Aga üks tore kord oli veel, et kui ma ülikoolist tulin, siis olin esimesel kursusel ja noorte sai ülikooli sisse tulin koju ja pritsi juttu käis. Ja läksin kööki, nendel oli siis, kes oli lauas, siis köökis oli väike naps ja survistab. Ja panin suitsu suhu, ütles Fox Fire. Nii et ma pakkusin talle tulnud. Aga mul on ka huvitav lugu. Elasin oma teises abieluperioodis Aubrus. Ja seal meil lähedal elas matemaatikaõpetaja Kiisler, kes töötas Aubru keskkoolis. Teretasime kogu aeg tuttavad niimoodi. Nii ühel päeval sõidan jälle Pärnusse tööle ja tema on tee ääres. Siin panen linna, tule peale. Istus taha. Naine istus kõrval, tema istus taga. Ja siis, ta teadis, et ma linnavalitsuses olen kõik ja ma ütlesin, et ma olen ka kunagi matemaatikaõpetaja olnud. Ja siis ta ütles, et aga mina andsin tunde praktikandina selle Koidula kooli selles kõige tugevamas matemaatikaklassis. Kutsen üle õla ja see ümmarguse näoga praktikant andis meile tundi ja tema siis töötas nüüd juba, ma ütlesin, mina olin ka seal klassis, ja siis nimetas, et selles kuulsamas klassis, seal oli Tammeorg Katrin ja seal oli Kallaste Mihkel ja Andres Valkonen kindlasti. Ja Andres Valkonen ja Eino Raivet oli tal meeles ja uhkustunne. Ja sellesama naisega mina puutusin ka kokku kogemata. Kui ta oli kooli direktor juba või? Ei, tema oli siis kusagil sotsiaalosakonnas või. Mina ei tea, mis asja pärast mina seal käisin ja mille pärast, kuidas see asi tuli. Vaata, ikka tekib mingisugune ja siis ta hakkas ka seda rääkima. Seda meie klassi. Ja vaata, kus oli alles klassi, tema on olnud õpetaja. Vaat mina töötasin vist koolis siis, ja siis ta hakkas rääkima, et tema, ja siis mul tuli ka, tundsin ta ära. Ja siis, et see sama asi, et tal oli see õudselt hinges see meie klass. Kuigi targad ikka. Aga mõned sent ei mäleta, aga ülikool. Tundis, ma tulin poolteist kuud hiljem. Mina olin kõigel oli. Madas kõigel oli. Aga meie klassist protsent ülikool oli üks suuremaid. No enamus said. Sina selliseks sisse, aga löödi välja sind ju. Ma ise läksin. No jah. Aga ma mäletan, et matemaatika eksam oli pool aega. Tegin ära, läksin minema, sest nii lihtne. Jama. Kuule, meil oli matemaatika ülikoolis kõva tasemega. Aga esimesed 2 aastat ei olnud selle matemaatika midagi teha, keskkoolis kõik läbi võetud. Ei olnud, meil oli ikka kõrgem matt, tulid uued asjad sees. Ei, meil oli ühtegi uut asja kõik. Mina ei tea, mina matemaatikaga pärast kokku ei puutunud. No mina läksin elukondliku teenindamise organiseerimine ja ökonoomika, see on sauna direktor. Pool aastat õppisin, ma läksin ise minema. Kuule, aga see asi oli ka veel, et ma jätsin oma luuletused muidu õpetas Tartu Ülikoolis matat oli see Pärnits, kas tema kirjutas õpiti ka? Ja Pants ükskord rääkis. Või Prinits. Ja Pants ükskord ütles mulle, ta oli võtnud ja niimoodi ütles tead, et Prinits oli ikka väga kena mees. Aga näed, ma lõin talt ikkagi naise üle. Nii et Vilma oli siis see, kes meeldis nii Prinitsale kui ka Pantsile ja Pants siis oli võidumees.
oma hea südamega võitis ära. ja sa olid ikka hea mis matemaatikaoskusega, mis hea südamega? Ei, sest me kõik oleme homsesse teed. Minna on meid kaua ja kaugele veel. Aeg seda teeb, kui väsid vaibub ka hoog. Tikk on tee, ikkagi kergem on koos. Eilne päev petlikult hea, eilne päev ehk parandas vead. Eilne päev maha meist jääb, eilne päev. Maailmi suur, lõputud teed igal pool. Seisma ei jää iialgi aegade vool. Päevades käib, ette on määratud kõik.